Iga inimene peab aeg-ajalt läbi tegema mõned iluprotseduurid, et oma kehas hea välja näha. Täpselt sama kehtib ka meie lemmikloomade kohta. Asume rääkima groomingust. Tere, Maria! Tere! Sina mitte ei ole ainult gruumer, vaid sa oled lausa vanem gruumer ja oled oma elus kohanud kõik võimalikke koeri ja erineva karvaga loomi. Miks peab koera karva hooldama? Ütleme nii, et nagu inimesed hoolitsevad enda eest, tulebki nagu loomade eest hoolitsema. Et karvaste puhul nagu hooldame karvad, kiilakate puhul hooldame nahka. Aga ikkagi tuleb kõik loomi nagu hooldama ja kõik vajavad hoolitsust. Mida see gruumeri teenus endast kujutab? Me peseme, kammime, pügame ja puhastame kõrvu, silmi, küüned lõikame, et nagu kõik, nagu, mis tuleb, nagu kõik hügieen ja kosmeetika. Et kõik, mida tehakse inimeste puhul, siis sama tehakse loomadega. Täna räägime natuke põhjalikumalt looma karva pesemisest ja puhastamisest. Mida nüüd gruumeri juures tehakse, kui sa tuled siia väga musta õuest tulnud koeraga? No kõigepealt vaatame karva seisund. Et vaatame nahka, vaatame karva, ja siis otsustame, kuidas me peseme, mida me peseme kõigepealt ja mis šampoonid me valime. Sest šampoonid on väga erinevad, mõned on lihtsalt sügav puhastavad, et mõned niisutavad, vitamiinidega lisatud ja sirgendavad karva, panevad rohkem läike ja igasugused, et väga erinevad koerad, väga erinevad šampoonid. No kui koera võrreldakse tihti sellise paariaastase lapsega ja tean omast käest, et paariaastane laps absoluutselt ei armasta juuksuris käimist, et kuidas need koerad sul siin käituvad? Ütleme nii, et naudivad mõned ainult. Enamus nagu ikka peelgab, tahab ära joosta, aga harjuvad ja lepivad. Alguses väga värisevad, kardavad ja kui omanik läheb ära, rahunevad maha, sest omanikus nad ootsivad tugi ja siis proovivad nagu, et see on nagu päästeringas, et nad ei tule siis meiega kontakti. Mõned vastupidi, kui omanik on kõrval, siis on kõik korras, siis ma tunnen, et turvaliselt, et iga loom on erinev. Tegelikult on ju PetSitil ka selline vahva nii-öelda selvepesula teenus, et sa tuled siia samma, aga siis ei raiska sinu aega, vaid pesed ise oma koera ära. Mida see selvepesu nüüd endast kujutab? 2 varianti on olemas. Üks variant, et sa tuled siia oma loomaga ja rendid ainult vanni ja laua ja fööni. Ja teine variant, et sa tuled ja kasutad veel meie šampoonid ja muud asju. See on lihtsalt nagu inimestele, kes oskavad oma koera hästi hooldada, kes tahavad seda teha või siis lihtsalt nagu nad ei usalda teisi inimesi. Nad või loom ei usalda teisi inimesi. Või loom ei usalda just, et ta nagu väga kinnine nagu ja siis kodu on puhtam. Et saad just kui poolsalongi teenuse, aga lihtsalt säästad oma kodu sellest koera pesemisest. Aga kui nüüd inimene tahab, et tema loom oleks ilusasti ette valmistatud, kuidas ta kodus oma looma saab õpetada groomingut taluma? No ütleme nii, et kodus me harjutame ikka vanniga, fööniga, kammiga, siis tihti tulevad, et mul kodus nagu koer, et ta nii hästi laseb ennast pesta, aga ta absoluutselt pelgab fööni, tolmuimejad, igasugust müra ja teisi koeri ka näiteks, et kui meil on kõrval veel mingi loom, et ta nagu kardab ka, et ikka kodus proovime ka nagu tasapisi, et isegi kui loom kardab, eriti kutsikas, et olge ikka järelkindrad, et ikka me kammime, ikka me föönitame, mitte niimoodi, et nagu oi, tal täna ei ole tuju, et las ta olla siis nii. Et see on ikka kasvatus. Inimene ju tegelikult saab selle protseduuriga kodus ise ka hakkama, et ta peseb oma koera ära ja kammib ja võib-olla trimmib ka siit ja sealt. Miks ta peaks tulema üldse groomingusse nii-öelda nagu ilusalongi? Et meil on nagu rohkem palju mugavam tingimused, vannid, föönid, lauad, ja ei pea enda järgi koristama. See on nagu see suur pluss, et see vanni puhastamine peale koera pesu, et väga suur töö. Kui ma ei ole oma koera mitte kunagi kodus pesnud, aga nüüd vaatan seda saatelõiku ja tuleb tunne, et paganas, et võib-olla peaks ta ikkagi ära pesema. Mida ma kodupesul arvestama pean? No alustada tuleb sellest, et valida õiget šampooni ja õiget konditsioneeri, et see sobiks just selle karvatüübile, mis tal koer kodus on. Ja loomulikult, et peseme mitte 1 kord, vaid ikkagi 2 korda vähemalt ja peseme hoolikalt ja loputame hoolikalt välja ka, et šampooni ei jääks ja kuskil koer pärast ei laku ega ei tekiks mingit allergia just sellepärast, mitte šampooni tõttu, vaid sellepärast, et koer nagu lakkus seda šampooni, see sai sisse. Ja föön.
see, mida kõik koerad ja omanikud ei armasta, aga see on väga suur asi ja see on tõesti, no see aitab, et ei teki pulsted, ei teki mingid karvaprobleemid, ei teki nahkaprobleemid, et te saada nagu lahtisest karvast ka lahti. Tere, Svetlana! Sina oskad mulle rääkida, milliseid šampoone need inimesed eelistavad, kes oma loomi kodus pesevad? No top-tooda on meil Animalogy sari. Need on šampoonid ja palsamid koerdele ja kassidele. Et tehtud Inglismaal, need on parabenivabad, alkoholivabad, koos proovitamiini B5-ga. Nad on väga mõistliku hinnaklassis ja popid. Animalogy šampoonidel on see eelis, et seal on easy rinse tehnoloogia ehk see lühendab loputamise aega ja üldse pesemise aega. Tegelikult iga karva murele on oma lahendus olemas ja oma šampooni me saame leida. Kui on näiteks koer rebase kakas möllanud või te tahate lahtise karva maha võtta või tahate karva värvi kirgamaks teha, siis me nagu saame aidata. Eraldi on ju ka sellised asjad nagu kuivšampoonid. Mis asjad need nüüd on? Need on šampoonid, mis ei vaja looma looputamist. Näiteks kasside puhul see on väga nagu mugav. Ja kui koer veel selle vanni ära talub, siis kass tõenäoliselt näitab küüsi. Just nagu, et teil nagu omanikul endal on seda kasutada mugavam. Klient alati saab leida meie Petsiti-poodides nagu šampoone. Alati meie klienditeenindajad saavad aidata tal valida, mis šampooni on vaja.